Viimased 7 talve on Valingu külas tehtud hokiplatsi. Mõnedel aastatel on loodusjõud tugevasti vastu pannud, aga sellest hoolimata jätkab jäämeister kangekaelset traditsiooni. Kas ta suudab seda ka edaspidi jätkata või käivad väljakutsed üle jõu? Jääplatsi tegemine pole lihtsalt vee maha valamine. Seal on palju muid asju, mida tuleb silmas pidada. Seal on palju asju, et alustame sellest, et kui ma esimest korda tegin, siis oli niimoodi, et ma võtsin suvalise koormakile, panin selle maha ja lasin vee sisse ja siis servad kuhjasin nagu lund täis ja arvasin, et piisab, aga tegelikult selgus, et kile peab olema kindlasti valget värvi ja lisaks oli see maakalle oli nii suur, et põhimõtteliselt ühes servas oli nii palju vett ja teises oli siis, no ei olnud üldse vett. Nii et 2 põhiasja on see, et võimalikult hele alus kate panna ja seejärel kindlasti hästi siledale maale, et võimalikult tasasele pinnale. Ja teine variant on teha lihtsalt puhtale külmale maale või külmale lumele, et seda ma olen ühe korra ka teinud, et see on niimoodi, et sa põhimõtteliselt tambid lume kõigepealt tasaseks, siis lased piserdad sellise kihi vett ja siis järjest hakkad niimoodi tampima ja kihte piserdama, kuni lõpuks on jää. Et nii saab ka, siis ei ole servi, auku ja tasast pinda nii palju vaja. On ilmselge, et sellise asja tegemine võtab oma aja. Näiteks on mõned igapäeva hooldustegevused, lume rookimine, jää harjamine, katkiste asjade parandamine, kappide korrashoid ja nii edasi. Muidugi palju sellest teevad ära jääplatsi kasutajad ise, kuid siiski suuremad ja raskemad tööd jäävad jäämeistri teha. Õhtuti nokitsen mingit näiteks jäätegemismasinat, et millega siis, kui jää on juba ära kratsitud ja ära kulunud, et siis ma panen sellise õhukese veekihi jälle peale, et siis tuleb siuke ilus, mõnus, tugev jää. Et teed näiteks sellise masina, millega on siin nagu mõnus seda siis teha. Et seda vaikselt õhtuti nokitsen. Siis kõik sellised suuremad tööd on tegelikult küla poolt väga palju abi. Siis üheskoos panema ka kile alla, sest üksi on seda väga raske, see on selline 18 korda 16 meetrit. Ja kui vesi on sees, siis ja kõik on ära jäätunud, siis tuleb ka poorte siia ehitada. Miks pead oluliseks aidata Ilmaril jääplatsi teha? Sest ta üksi ei jaksa. Keegi peab ju aitama. Jah, et kuidas see vanasõna on ka, et seal on, kus viga näed laita, seal tule ja aita, aga siin ei ole ühtegi viga, et siin on lihtsalt tule ja aita, on ju, pane käsi külge, et siis see on liiga uhke asi, et seda üksi jaksata teha ja kuna me tõesti oleme ise kõik ka sellest huvitatud, mina, minu lapsed, minu pere ja ma arvan, et siin ju kogukonna lapsed ja pered ja me näeme ju kõigi nende inimeste rõõmu, kes siin käivad ja kuidas neile see meeldib, et siis seda tuleb lihtsalt toetada ja aidata ja selge see, et üks inimene ju nii palju ei jõua ja ei peagi jõudma. Kuid see kõik ei toimu ilma tagasilöökide ja probleemideta. Aga tänu probleemidele suudame areneda. Probleemideks võivad kujuneda ilmastik, rahalised vahendid, abikäed ja palju muud. Kuid nendega toime tulles saavutame soovitud tulemuse. Ma arvan, et laias laastus see aasta ongi kõige suurema tagasilöögiga aasta. Sellepärast, et lihtsalt ilmad on olnud harukordselt soojad. Et kui muidu ma olen niimoodi vaadanud, et umbes puhast uisutamise aega on vähemalt 1 kuu, võib-olla 2. Muidu on lihtsalt sulailmad, aga see aasta oli siis 2 nädalat. Et ei saanud suurt
suurt nagu üldse tehtud. Aga see risk on muidugi alati, et teed suure töö ära, näed vaeva ja kokkuvõttes Eesti tali on nagu ta on ja ei saagi uisutada. Ilm on väga tihti probleemseks. Näiteks siin see aasta oligi, et oli juba vesi sees, peaaegu kõik ära jäätunud ja täiesti ootamatult läks hästi sulaks. Tekkis väike veekiht peale ja siis sadas hunnik lund ka. Ja kokkuvõttes siis oli sellise mõnusa jääkilbi asemel hunnik plöga. Ja ma vaatasin, et ilmad hakkavad jälle külmaks minema, aga samas oli selge, et ega see plöga, see on seal tükk aega lumena peal ja siis ei tule mingit jääd sealt. Ja nii siis pidimegi selle kuidagi puhtaks saama. Küla pealt ajasime kamba kokku, lükkasime hunnikul lödi selle platsi pealt ära, ega see just väga ilus ei jäänud, aga vähemasti oli see suurem löga maas ja siis sai uuesti oodata, kuni ära jätub ja ta jäi muidugi väga ebatasane, aga selle sai ära siluda, lasime vett jälle peale. Rahaliselt on see muidugi puhas kulu, et algselt oli see, et eks ma ise tegin, nagu ikka enda hobidega on, et teed nii, et oleks äge, aga pikkamööda on see sellised suuremad investeeringud on olnud, et siia elekter vedada näiteks ja nii edasi, et siis on ikkagi külaselts tulnud appi. Iga-aastaselt me saame näiteks valla käest toetust, et mina tegelen ka nende tegevustoetuse projektidega, et siis vaata, see kõik ei tule ju ka niisama, muidu umbes, et kõik vajab ju ka mingit finantsitoetust. Ja ma arvan, et ta nii kihvt ongi meil välja saanud sellepärast, et meil on ka taga olnud siin tegelikult Saue valla rahad. Nagu me näeme, kaasneb jääplatsi tegemisega palju raskusi. Nende lahendamine ei pruugi olla kõige lõbusam töö ja kui Eesti ilmad on, nagu nad on, siis kas kõik see töö ja vaev tasub ennast ära ja kas jäämeistril jätkub motivatsiooni seda edasi teha. Kas on meeldinud? Jah, väga, sellepärast, et sõpradel on siin väga lõbus uisutada ja üksi ka päris lõbus. Mis on kõige positiivsem kogemus, mille oleksid kaasa haaranud? See, et me sõpradega koos käisime ükskord uisutamas, mul oli hästi ilusa värava ja see aitas mind väga palju hokis. Mõtlen sellele, et kui lapsed käivad hokitrennis, siis võiks olla kuskil mujal ka see väljund hokit mängida kui ainult trennis ja võistlustel. Et siin saab sõpradega mõnusasti mängida, see on selline ajaveetmiskoht mõneti, et kui on selline pikem nädalavahetus, on võistluseid ei ole, et siis on näha, et ikkagi 4-5 tundi järjest siin sõpradega uisutatakse. See tegelikult paneb mõtlema, et ikkagi tore, et teen ja peaks veel tegema. Lõppude lõpuks on sellest tulnud ainult kasu. Lapsed on saanud liikumisrõõmu ja nii mõnigi laps on uisutama õppinud. Ometi saab iga asi kord läbi ja nii ka hokihooaeg. Sulad teevad oma töö ja hokiplatsist saab kuni järgmise talveni võrkpalliplats.